tere hommikust, Kärt! tere hommikust! Kas me ei ole veel kodus? Veel mitte. Mis riik seal all on? Me peaks praegu Poola kohal olema. Kas me peame veel 2 päeva lennukis olema? Ei, kullake, paar tundi veel. Jah, ja vanaisa tuleb meile lennujaama vastu, on ju? Ema, näita mulle veel seda kirja ja neid fotosid, mis vanaisa saatis. Me oleme tervelt 2 päeva lennanud. Mina, ema, isa ja minu väike õde Sofia, kes sündis Lihavõtte saarel ja on nüüd juba 2,5 aastat vana. Lihavõtte saarelt on natuke kurb lahkuda, aga samas on põnev tagasi sõita. Me kolime uude majja, hästi pisikesse linna, mille nimi on Villavälja. Ma ei ole seal veel kunagi käinud, aga vanaisa saatis meile fotosid ja kirja. Ta ise kolis juba suvel sinna. Villavälja on pisike linn Suure järve ääres, kus ammu rohkem kui 100 aastat tagasi elasid enamasti lambad, kes andsid hästi palju villa. Selle järgi see nimi pandigi. Nüüd on seal poed, kool, kino ning looduspark ja rannahoone, kus isa kontor hakkab olema. Ojaniidu tänaval on meie uus kodu, see on kohe looduspargi kõrval, ainult pisike punane sild ja oja ongi meie ja pargi vahel. Pargi juures on koolimaja, kus ma õppima hakkan. Ma pean jõuludeks kõik kontrolltööd järgi tegema. Ma pean õppima isegi siis, kui kõigil teistel kooli vaheaeg on. Ema ja vanaisa aitab mul kodus õppida, sest ma ei tahaks küll 2 aastat teises klassis olla. Vanaisa kahjuks enam meiega koos elama ei hakka. Ta tahab enne jõule avada pisikese antiigipoe ja rendib omale maja seal lähedal. Vanaisa kirjutabki, et tal on väga kiire olnud kõikide asjaajamiste, poe sisustamise ja asjade lahtipakkimisega. Aga õnneks elavad vanaisa vend Oskar ja tema naine Edna seal samas lähedal ja nad aitavad teda päris palju. On Oskaril ja tädi Ednal on Viljaväljal oma jäärapea pubi ja koguni 2 paati järve ääres. Vanaisa ei ole nende kohta pilte saatnud. Me hakkame varsti maanduma, Kärt. Jah, rihmad tuleb kinnitada. Paneme nüüd kampsunid selga. Sofia magab veel. Sofi, ärka üles. Me jõuame kohe koju. Vanaisa, tere! Tere! Mis sul on, Sofi? Mõuai, see on Sofia nukk, see on vähe mõue skulptuuri järgi tehtud. Me tõime sulle 2 mõue kruusi kingituseks, aga see oli tegelikult üllatus, ups. Pärast paari tundi autosõitu jõudsime Villaväljale. Vihma sadas ja külm oli, kuid pärast tädi Edna lasanjet ja kuuma teed oli voodisteki all soe ja mõnus. Tore on veel see, et meil on kamin toas. Sofi, kas sa tead, miks meil kõrvitsad aknalaua peal on? Sest Halloween on käes. 1 aasta meil oli päris põnev Halloween. Meil oli ema ja isaga kostüümid seljas ja me rääkisime Halloweeni